Ma olen siis Tarmo Lääne Eesti Kindlustusühistu üks eestvedaja. Ja kui viimasel ajal majandusuudiseid lugeda, siis nagu jääb mulje, et põhimõtteliselt ongi kaks valdkonda on päikeseenergia ja tuuleenergia, mida on mõtet arendada, et kui see taastuvenergiaga ei tegele, siis sa põhimõtteliselt oledki nagu majandusest eemale jäänud, aga meie kindlustusühistus arvame, et tegelikult Eesti majandusele ja ka majandusele laiemalt, et on ikkagi oluline tasakaalustatud areng ja ühest sellisest siis tasakaalustatud Eesti majandusarengu võimalusest täna räägiski. Ehk siis, et kindlustusühistu kui uus seeme Eesti majanduses oleks tänase jutu mõte. Mis see Eesti kahjukindlustuse turg on siis? Et see on käive on 400 miljonit aastas, millest siis 60 miljonit on kasum, mis läheb välja ja veel kuskil 20 miljonit läheb siis töötasudena, teenustena, IT-arendus, nõustamistena ja palkadena välismaale. Et võib ka nii öelda, et põhimõtteliselt 300 aastat tagasi nimetati seda päris orjuseks, aga nüüd nimetame seda Eesti kindlustusturuks nagu. See on see olukord, kus me siis praegult oleme. Ja võib-olla siis selline üks näide siia, et kuidas, mis on võib-olla kõige edukam, siis rahalises mõttes omaniku poolt ongi siis nüüd juba aastal 2006 asutatud Hansapanga kindlustuse selts, ehk siis Swedbank kindlustused, kes siis praktiliselt 13 aastaga jõudis turuliidriks ja kes teeb siis, ütleme, omakapitali tootlikkust viimased 3 aastat stabiilselt 55%. Et mõni aasta natuke rohkem, mõni vähem, et keskmiselt 55% omakapitali tootlikkus, et see on nagu, ma arvan, et see on maailmarekord põhimõtteliselt, ja see siis nagu selle nii-öelda rahaandjad oleme selles maailmarekordi püstitamis siis meie nagu niimoodi, mis samas, et see on omaniku poolt vaates hea äri, aga lihtsalt, et see raha läheb ka kõik nagu teise riiki. Küll, et siis mis on nagu Eesti kindlustusühistu ärimudel on tegelikult, me tahaks olla sama efektiivsed, kui on Swedbank kindlustus, et nad on meile kindlasti majanduslikult eeskujuks. Me ei suuda teha nagu 55% kapitali tootlikkust, omakapitali tootlikkust, aga me suudame teha kuskil 40% raamidesse, sellest siis 40% pool oleks siis soodsamad kindlustusmaksed ja vajalikud spetsiifilised tooted, nagu siin saagikindlustus, jahikindlustus ja nii edasi, mis ei ole nagu siis sellised hiigelkasumlikud. Ja siis teine pool olekski omaniku tulu, mis me siis teeme, kas me jagame dividendina, investeerime arendusse või paneme reservi, et see on nagu siis liikmete otsused. Ehk siis, et kindlasti selline Swedbank kindlustus on tõestanud, et Eesti turul on võimalik siseneda, kasvada ja teha nagu väga suurt ja väga kasumlikku äri. Meie lihtsalt tahakski teha ka väga suurt ja väga kasumlikku äri, aga lihtsalt, et sellest kasumist ikkagi suurem osa jätaks nagu sellele liikmetele, kes tänu kellele saaks ühist luuakse. Ehk siis, et see on hea näide, aga et miks me nagu rõõmustame teiste edusammude üle, me võiks iseenda edusammude üle rõõmustada ja iseennast näiteks tuua oma järgmistele põlvkondadele. Mitte rääkida, et me teenisime nagu naabritele palju raha ja nad said veel uhkema lossi endale ehitada, mida meie käime siis turistidena imetlemas seal naaberriigis nagu. Me ehitame selle lossi varem ise Eestimaale kuhugi. Nii. Ja mis siis on, et kui niimoodi idufirmalikult lähened, et mis on siis probleemid Eesti kindlustusturul, siis ongi, et raha läheb Eestist välja, praktiliselt 97% kasumist, ehk siis umbes vähemalt 60 miljonit kasumit ja kõik muu, teenused, palgad, konsultatsioonid, et väga suures ulatuses lähevad ka teenused, IT-teenused Eestist välja, ostetakse mujalt sisse. No nõustamine on selline pehmem teema ja palgad samamoodi, et kui mingid rollid kaetakse ära siis Eestis teenused pakkuva seltsi poolt välismaalt, siis seega nii-öelda see Eesti kulud makstaksegi välismaale. Välismaa inimene saab palka sellest, et ta siis Eestis teeb ka mingit tööd seal, nõustab, arvutab midagi sellist. Ehk siis see on ka arvestada osa tegelikult, mis läheb välja. Sisuliselt turust viiendik käibest läheb lihtsalt Eestist välja nagu. Et võib ka nii öelda, et nagu see on 400 miljonit on käive ja me kuivatame, iga sellise aastaga me kuivatame seda nagu turgu, sest et see nii-öelda siis koor läheb ära ja see nii-öelda sellise raske töö jääb nagu meile, ütleme, et see ei peaks ju nii olema, et miks me peame seda Eestimaad kuivatama stabiilselt iga aasta, kui me võiks seda hoopis kasta ja kasvatada. Teine on ülehinnastatud tooted, et jällegi, et kuna turul on hetkel domineerib 100% aktsiaseltsi ettevõtlusvorm, mis ongi väga lihtne loogiline, et aktsiaseltsi põhimõte on teenida omanikule
maksimaalselt suurt kasumit ja see on, mina olen ka aktsiaseltsis töötanud terve selle sajandi, ütleme, välisomanikele kuuluvates aktsiaseltsides ja see ongi minu töö eesmärk on olnud, et teenida suurt kasumit ja siis järgmine aasta veel suuremat kasumit ja sealt edasi veel suuremat, et see ongi nagu põhimõte, lihtsalt jällegi, et kas me nagu tahame olla siis need kohusetundlikud kliendid, kes täidavad oma kohustusi ja me teenivad siis sellele väliskapitali seda raha või äkki me nagu teeniks seda pigem nagu iseendale, ja miks me peame seda nii kallid maksed maksma, kui me võime maksta vähem ja siis veel sealt üleoleva raha veel endale tagasi maksta. Et jah, näiteks kodukindlustus, mis on ilmselt kõik me elame kuskil kodus, ütleme, et kodukindlustus on kõige selline markantsem näide, kus on siis üle poole kindlustusmaksest moodustavad tegevuskulud ja kasum. Kusjuures kasum suurem osa ja tegevuskulud väiksem osa veel nagu niimoodi. Et ja alla poole kindlustusmaksetest on siis nagu see kahjud, mille pärast siis tegelikult inimesed üldse kindlustavad, sest kindlustatakse mitte selle pärast, et teenida kellelegi kasumit või maksta kellelegi palka kontoris, vaid kindlustatakse selle pärast, et kui sul juhtub midagi, siis makstakse sulle see hüvitis välja. Ehk siis kodukindlustus on jah selline nagu kõige nagu sellise ilusam näide, et alla poole on ainult kahjud, et miks me peame nii palju maksma. Ja puuduvad tooted, et täna on meil Seemneliidu konverents, et ongi siin saagikindlustus selline kõige nagu lähedasem toode, et saagikindlustust Eestis praktiliselt juba rohkem kui 10 aastat ei pakutagi nagu niimoodi. Et kariloomade kindlustus samamoodi, et vaatamata sellele, et valitsus eraldab meil iga aasta siin 1 miljon või 2 nagu nende põllumajanduskindlustusmaksete toetuseks, saagikindlustuse kariloomade kindlustuse toetuseks, see seisab kasutamata raha praegu nagu niimoodi arvel, et seda võiks ju kasutada riskide maandamiseks, nagu vabatahtlikuks riskide maandamiseks, aga seda ei saa teha, sest et valitsus on nagu valmis seda toetama, aga lihtsalt teenused ei ole. No pakume siis meie, sest kindlustusühistu luuaksegi ju liikmete poolt ja peab tegutsema liikmete huvidest, mitte siis kuskil kaugel välismaal peakontori huvideseks nagu niimoodi, et see on nagu selline põhimõtteline asi. Ehk siis jah, et kui me alustasime selle kindlustusühistu asutamisega, siis kes tulidki esimesteks nagu liikmeteks olidki põllumehed, jahimehed, metsamehed, kes ei ole nagu rahul praeguste tootega, polegi tooted õigemini, et ei ole millegagi isegi rahul olla nagu, et selles mõttes, et ehk siis see nagu liikmeskond moodustus suhteliselt nagu loogiliselt ja loomulikult, et need segmendid või need grupid, kellel lihtsalt teenuseid ei pakutud, nemad tulidki liikmeks, sest nad tahavad neid teenuseid hakata saama. Et jahimehed taasiseseisvumise järgselt polegi 30 aastat juba, rohkem 30 aastat juba, et nad on ilma jahikindlustuseta, samas, et Soomes üle lahe 40 € on sul jahiluba koos kindlustusega, et ei ole kallis tegelikult, on nagu kõik kindlustavad, aga meil on see nagu see eksootika, et pole võimalik. Ehk siis need on need põhilised probleemid. Nii. Ja aga me ei ole nagu siis see organisatsioon, kes püstitab probleeme, vaid me oleme ikkagi, meie eesmärk on neid probleeme lahendada. Ja ega meil selles mõttes pole mõtet seda jalgratast leiutada, et tegelikult see jalgratas leiutati juba Eestis ka kuskil 19. sajandi lõpus. Ehk siis, et kui ma võrdlen nagu praegust turu olukorda, võrdlen siis ühe siin Tartu Ülikooli ajaloolase uuringuga Eesti ühistulisest arengust, ütleme, ühistute arengust Eestis, ütleme siis tegelikult need probleemid, mis meil siin on praegult, et on raha läheb välismaale, tooted on kallid, need olid täpselt samasugused 19. sajandi lõpus, kui Eesti on veel iseseisvunud, aga juba, ütleme ikkagi, eestlastele läks nagu see elu korda, et jällegi, et siis tollel ajal olid siis turul domineerisid Vene ja Saksa kindlustusandjad ja nende siis eesmärk oli kasumit maksimeerida ja tegid neid tooted, mis neile meeldisid, mitte neid tooted, mida oli siis kohalikele vaja ja kohalikud loomulikult tahtsid vähem maksta. Ehk siis tegelikult see olukord on nagu, kas on praegu 21. sajandi nagu algus, 19. sajandi lõpp, tegelikult on täpselt sama olukord on Eestis nagu kindlustusturul vähemalt. Ja tegelikult juba siis hakkasid siis ettevõtlikud ja julgemad inimesed hakkasid oma ühistuid looma, lihtsalt et kui siis need esimese ühistud Eestis hakati looma 19. sajandi lõpus, siis oli lihtsalt see erisus oli, et ei olnud euronõudeid, ei olnud kapitalinõuded, vaid kui sa kindlustasid oma liikmed, sa said seda teha ilma kapitalinõudeta, ehk siis tänu sellele moodustas hästi palju väikeseid siis piirkondlikke ühistuid, eeskätt nagu tule kahjude vastu kindlustamise ühistuid.
et selles mõttes oli nagu lihtsam oli alustada, aga noh, raskem oli kasvada loomulikult nagu, et eks nad ka ühinesid tegelikult seal siis enne teist maailmasõda oli ikkagi päris palju ühinemise ja ülevõtmisi just, et ikkagi saada nendele suurtele välismaistele vastu, aga et jah, et enne teise maailmasõja alguseks oli ühistute turuosa Eesti kindlustusturul oli 40%. Ehk ühistud nagu arvuliselt oli väga palju, et aga rahaliselt oli nende osa siis 40%, nad olid kasvanud siis selle mingi 40-50 aastaga nagu põhimõtteliselt 40% peale võtnud selle turu siis. Ja nüüd kogu see Euroopa, mis jäi siis sellest raudsest eesriidest lääne poole, on tegelikult siis need ühistud, praktiliselt kõik on alles, nad tähistavad siin 150-200 aastaseid sünnipäevi praegult. Et selles mõttes, et seal see tegevus läheb edasi, see ongi praktiliselt ainukene võimalus, kuidas seda raha jätta kodumaale ja see ei ole nagu mingi selline ekstremism, vaid see ongi normaalne kuidas öelda, kodumaa armastus, majanduslikult mõtleva inimese kodumaa armastus nagu niimoodi. Et sa oled nõus ka ise natukenegi panustama, et sinu kodumaa õitseks, mitte ei kuivaks nagu niimoodi. Et kas või vaadake Soome, siit üle lahe, siit on nagu, mis on 100, natuke, jah, siit on natuke rohkem kui 100 kilomeetrit, et seal on ainukene kindlustusandja, kes ei ole ühistu, on IF. Kusjuures IF kuulub ka Soome omanikele, et selles mõttes, et ja sealt ka see meie elatustaseme vahe tuleb, on ju, et nemad teenivad raha iseendale, kõik see käive, nad rikastavad iseennast, aga meie siis jällegi teenime siis erinevatele soomlastele, rootslastele, sakslastele, et meie nagu anname see raha teistele ja siis mõtleme, et kuidas, miks meile ei jätku nagu niimoodi, et see on nagu selline suhtumise ja mõtlemisviisi küsimus eeskätt, mida me siis tahamegi kindlustusühistega muuta. Et jah, et ühesõnaga võrdleme, vaatame Prantsusmaad, Saksamaad, Soomet, siis ongi ainukene võimalus nagu rahvusvaheliste kontsernidega konkureerida, ongi kohalik ühistu, kus siis liikmed tulevad kokku nagu, panevad rahad kokku ja tahavad seda teha, mis on neil puudu või millega nad ei ole rahul nagu. Ja mis see kindlustusühistu ongi, see ongi 100% klientomanikele ehk liikmetele kuuluv organisatsioon. See annab ühe väga suure eelise, see annab nagu kuluefektiivse teenindamise eelis, et selleks, et kindlustusühistu pakub oma liikmetele teenust, ta ei pea ostma Eesti Ekspressi esikaant või kallist reklaami, et ta saadab lihtsalt oma liikmetele sõnumeid, on ju, meili teel siis reeglina, eks, et selles mõttes see on kuluefektiivne ja et liikmed on lojaalsed, nad on oma ise tulnud liikmeks vabatahtlikult, on ju, et see nagu annab sellise kuluefektiivse teenindusmudeli, et mitte nüüd ilmselt nii kuluefektiivne, kui on Swedbank kindlustus praegult, aga siiski ka võrdes ülejäänud turuosalistega kindlasti väga kuluefektiivne. Et meil on liikmed, kellega me otse suhtleme nagu, ja kes ka on ise huvitatud kindlustamisest ja kes vajavad need kindlustusi, mida teised ei paku. See on üks asi siis 100% oma liikmed, teine on siis, et ärilised prioriteedid jällegi, et kui aktsiaseltsid, mis on ka täiesti väga normaalne ettevõtlusvorm, et aga lihtsalt nende huvi on teenida kasumit maksimaalselt ja teha seda, mis toodab suurt kasumit ja järgmine aasta veel suuremat kasumit, on ju. Et see on okei, aga et lihtsalt ei tahaks nagu see klient olla, tahaks pigem olla see klient, kes maksab vähem ja teenib siis ise sealt ka natukene omaniku tulu. Ehk siis, et ühistu prioriteedid lähtuvad liikmete huvidest ja liikmete huvi ei ole kindlasti maksta suuri kindlustusmakseid ja teenida siis sealt kasumit suurt, vaid liikmete huvi on vastupidi, saada vajalikke teenuseid, maksta vähe kindlustusmakseid, aga loomulikult, et olla jätkusuutlik majanduslikult, et me ei saa, nagu ütleme siis peale, keegi ei saa maksta, aga just, et see efektiivsus ja jätkusuutlikkus on see nagu see ärilised prioriteedid just, ja kui liikmetel on mingit toodet vaja, siis kindlustusühistu peab selle tegema lihtsalt, kui see on ikkagi reaalselt tehtav, nagu saagikindlustus, jahikindlustus, kariloomade kindlustus, mis mujal Euroopas on normaalsus, meie jaoks on see nagu selline, pole sellist asja olemas, eks nagu niimoodi, et selles mõttes, et see on tehtav, see on lihtsalt, keegi peab seda nii-öelda viitsima ja tahtma teha ja kindlustusühistu ongi selleks nagu loodud, sest kindlustusühistu asutavad ongi põllumajandus, kaubanduskoda, aiandusliit, talupidajate keskliit, jahimeeste selts, et tänu asutajatele, tänu liikmetele on see loodud, ütleme, et see ei ole kellegi teise poolt kuskilt, ma ei tea, Brüsselist loodud, vaid see on, siit koha pealt on tulnud see initsiatiiv ja tahtmine. Ja kolmas, ütleme kindlustusühistu nagu eripära on see, et tegelikult on, Eestis on olemas nüüd 3 kohalikku kindlustusseltsi, kes ei ole suutnud siis selle 30 aasta jooksul nende suurte rahvusvahelistega konkureerima hakata. Ja see on täitsa okei, see on ka mujal Euroopa riikides niimoodi, et kui sa oled kohalik, väikene, siis sa ei saagi nende suurte rahvusvahelistega konkureerida. Mille poolest kindlustusühistu erineb nagu siis nendest teistest kohalikest väikestest aktsiaseltsidest on see, et ühistud teevad omavahel koostööd. On olemas üle-euroopaline kindlustusühistute liit,
on olemas ülemaailmne kindlustusühiste liit, nagu ülemaailm on natukene suurem ja tugevam hetkeseisuga nagu, kuigi mul on nagu kontaktid mõlemaga, olen kokku saanud, suhelnud, ja mida nad siis teevad? Nad teevadki seda piiride üleste oskusteabe edulugude vahetust. Ja miks nad seda teevad, sest see on kõigile kasulik nagu. Selge see, et me ei saa kopeerida Jaapani nagu edulugus 100%, aga kui me õpime sealt 10% kas või, kuidas jaapanlastel läks hästi, kuidas prantslastel läks hästi, mis Soomes toimib, ütleme, et siis see ongi nagu see, mida me et me ei pea kõik ise leiutama, vaid ühistud teevad ülemaailmset koostööd ja miks nad teevad? Sellepärast, et see on kõikidele kasulik nagu niimoodi. Et see ongi nagu see ühistute nagu fenomen, et nad eraldi, nad ei suudaks nagu omas riigis rahvusvaheliste kontsernidega konkureerida, aga kui nad piiriüleselt teevad koostööd, see koostöö maht on 1,3 triljonit, on ühistute nagu ülemaailmsete ühistute käive kokku on 1,3 triljonit, eks. Meil õpetati koolis miljardeid ja miljoneid, aga nende maht on triljonit, eks, nagu niimoodi. Et see maht on nii suur, ja ühistud on huvitatud teiste edulugudest ja see muudabki sellise nagu ühistulise tegevuse konkurentsivõimeliseks jätkusuutlikkust ka 21. sajandil. Et see on nagu selline oluline koht just, et kui ma nüüd räägin nagu sellise kindlustusametnikuna, et kus ma tean, et mida suurem on sul andmebaas, seda kvaliteetsemad on sinu otsused, siis just see on nüüd see koht, et loomulikult, et ükski kindlustusühistu ei maksa nagu ka meiest arveid, ei tee meiest tööd ära, aga kui ta jagab oma oskusteavet, oma nägemusi, edulugusid, siis see on juba ülikõva sõna. Ja tänu sellele ongi ühistute osakaal maailmas kasvab järjest, nagu, sest nad teevad koostööd ja see on kõige suurem ülemaailmne koostöövorm. Mitte ükski rahvusvaheline kontsern ei saa oma mahtudega sinna kõrvale isegi kordades mitte nagu niimoodi. Ta on 10 ja 100 kordades väiksemad nagu niimoodi. Et see on nagu selline ka kindlustusühistu eelis, et me oleme integreeritud rahvusvahelisse kogukonda, kus igaüks on oma riigi patrioot, aga ta teeb rahvusvahelist koostööd, sest see on talle kasulik. Ja teha seda, ütleme, seal 3000 eurose aasta maksega, et selle kulu võib endal lubada. Et see on nagu selline nagu lahendus, mis me pakume. Nii. Ja et mis siis kindlustusühistu muudab Eesti majanduses? Läheme selle IT-slaidi juurde tagasi, et kui mina sajandivahetusel tulin tööle Eesti kindlustusse, siis oli meil kontorid oli kuskil 30-40 üle kogu Eesti. See oli tööhõive mõttes okei. Loomulikult, et kõik olid harjunud, et sul on nagu omas seal asulas on see kontor olemas. IF kindlustus oli see ettevõte, kes siis tõesti nagu suhteliselt jõhkrat, aga ta likvideeris need kontorid ära. Samas see oli majanduslik, see oli vajalik nagu sest, et see oli konkurentsivõime mõttes nagu oluline. Neid kontoreid ei tule mitte kunagi tagasi enam nagu niimoodi. Küll, et tuleb tagasi kindlustusühistu, kes hakkab jagama oma omaniku tulu, ehk siis inimesed, kes elavad sõltumat sellest, oled sa Tallinn, Tartu, Rakvere, Räpina, et kui sa oled liige, kui sa kindlustad, siis sa saadki selle omaniku tulu sinna, ehk siis nagu, et kui praegult me kindlustusturul korjatakse see 400 miljonit ja sellest 80 miljonit läheb ära, siia jääb natukene töö ja vaev nagu niimoodi, siis kindlustusühistu oleks just see, kes jätab selle nii-öelda nagu tulemust või villa, jätabki siia, et selleks, et näiteks kuskil Valgamaal elu hakkaks õitsema, siis nad peadki kindlustama ühistus, mitte kuskil mujal ja see raha omaniku tulu läheb ka Valgamaale siis, ehk siis, et kindlustusühistu ei ole nagu mingi piirkonda tsentraliseeriv organisatsioon, vaid kõik inimesed üle kogu Eesti, kes kindlustavad, nad ongi seal liikmed, nad saavad soodsamaid makseid ja nad saavad ka siis omaniku tulu. Sõltumata sellest, kas sul on seal kontor või ei ole, aga ma ütlen, et kontoreid kindlasti on vaja, aga mitte sellisel kuhul, sest see lihtsalt ei ole majanduslikult jätkusuutlik, sest kindlustusühistu peab olema ka konkurentsivõimeline ja seda on lihtsalt, ma olen kindlustusturul üle 20 aasta olnud ja ma näen, et see pigem on need e-kontorid, on need kohad, ütleme, ja inimesed, kui nad peavad olema kättesaadavad üle kogu Eesti, ütleme, tulema kohale, rääkima, lahendama probleeme, aga lihtsalt suur kontorite võrk üle kogu Eesti, see lihtsalt ei ole jätkusuutlik, midagi pole teha. Ka LHV Pank on siin eeskuus, kes näitab, et ta saab seda niimoodi teha. Jah, siis ühesõnaga asukohast sõltumatu lisatulu, ehk siis sa ei pea käima Tallinnas tööl selleks, et teenida nagu omaniku tulu või Tartus tööl, eks nagu niimoodi. Sa saad seda oma kodunt teha, loomulikult sa pead kindlustama siis oma autot või kodu või reisikindlustust või midagi sellist. Et see on nagu selles mõttes, et ta soodustab seda üle kogu eestilist arengut või vähemalt siis ellujäämist, ütleme niimoodi ka, et vähemalt neid talusid ei panda kinni. Ja loomulikult see liikme boonuse võrra soodsam kindlustusmakse, et see on ka
oluline ja regionaalne areng, seda me ka siis juba rääkisime, et jahikindlustus, saekindlustus, kariloomad, metsakindlustus, et need kõik on need tooted, ütleme, mis aitavad siis ka nagu omal sellisel unikaalsel või passiivsel moel, et ikkagi seda elu arendada, kui põllumees saab hakata riski maandama vabatahtlikult saagikindlustusega, see on hoopis teine asi, kui ta seda ei saa teha nagu niimoodi, sest ühel hetkel riik ütleb, et ta ei maksa lihtsalt neid kahjusid kinni, mida tegelikult oleks saanud kindlustada. Et see on ka see praegult on selline, et vahest riik tuleb appi, vahest ei tule enam appi, et see on tegelikult üle-euroopaliselt nagu teema, et aga ikkagi enamus siis Eestist kõrgem elastustasemega Euroopa riik on nagu saagikindlustus läinud seda, et ikkagi põllumees kõigepealt peab vabatahtlikult selle riski maandama, et mitte, et riik ei tule alati appi, sest kui riik tuleb alati appi, siis saagikindlustust nagu ei olegi mõtet pakkuda üldse ju. Vot, nii. Ja mis siin veel siis, et küsimus siis võib-olla suurele ringile, et see 60 miljonit läheb Eestist välja nagu, et kui palju siis kindlustusühistu sellest Eestisse jätaks, et mina seda vastust tea, seda teate teie, kes te veel ei ole nagu kindlustusühistu liikmed, et täpselt nii palju inimesi ja ettevõtteid, kui tuleb liikmeks, täpselt nii suur osa me sellest 60 miljonist jätamegi nagu Eestisse, et praegu on meid liikmeid on mingi ligi 450, 60 ettevõtet, ülejäänud eraisikud, et seda on natukene vähe veel, et turul suuri muudatusi teha, aga see ongi nii palju, kui inimesi kaasa tuleb, täpselt nii suure tüki me võtame, kui suures mida rohkem tuleb, seda efektiivsemad me oleme. Et see ongi nagu inimeste ja ettevõtete otsus, mitte et seda ühistut ei saa teha 1 inimest ega 10 inimest või 10 ettevõtet, seda peab tegema rohkem inimesi ja ettevõtteid. Ja et näidet ei ole vaja otsida, et kõrgema elastustasemega Euroopa riikides on see kahjukindlustuse turuosa 40%, Eestis on ta 0, ütleme, et kas me tahame saada rikkamaks või me ei taha, et see oleks, küsimus on ka selles, et võib-olla et näiteks taastuvenergia on kiiresti kasvav, arenev, see on okei, me ei eita seda, see ongi normaalne, see ongi nagu innovatiivne, samas, et kas kindlustusturg kaob ära. Kindlustustegevus hakkas kuskil aastatuhandeid tagasi Mesopotaamias, kui kaupmehed otsustasid, et nad hakkavad riske maandama, sest laevu rööviti ja laevad kuidas öelda, läksid ümber, eks on ju. Kaupmehed hakkasid seda riski maandama. Vahepeal on tekkinud uusi kindlustusliike, on hakatud autosid kindlustama, lennukaid kindlustama ja veel igasugused majasid hakati vahepeal ehitama ja veel palju asju, ütleme, ilmselt kõige nagu uuem kindlustusliik on küberkindlustus, ehk siis kõikide küberriskidega, ehk siis, et mis ma tahan öelda, aga kas keegi teab, kas piraadid on jätkuvalt olemas minu teada, laevu endiselt röövitakse, laevad lähevad ümber ka jätkuvalt, ehk siis need samad riskid, mis olid aastatuhandeid tagasi, on tegelikult jätkuvalt olemas need laevadega seotud riskideks nagu Somaalia piraadid ja laevad lähevad ümber ka siin Balti meres, eks nagu niimoodi. Ehk siis need riskid on olemas, mis olid aastatuhandeid tagasi, on juurde tulnud uued asjad ja küberkindlustus on nüüd see uus nagu suur nagu liik, mida veel ütleme siis mingi 20 aastat tagasi või 30 aastat tagasi ei olnud. Ehk siis, et tegelikult kindlustus on see, mis nagu jätkusuutlikult kasvab, see turg ei kao kuhugi, laevu kindlustatakse edasi, aga autosid, kodusid ja nüüd ka küberriski järjest rohkem, ütleme, et selles mõttes, et see on stabiilselt kasvav turg, lihtsalt küsimus on selles, et kas me tahame seda turgu siis nagu rikastada selle oma Eesti kindlustusturguga kedagi teist või me tahame seda iseennast rikastada, et 30 aastat tagasi ei olnud Eestis oskusteavet seda teha. Ma ütleks, et nüüd on see oskusteave olemas kindlasti, nagu lihtsalt peab olema ettevõtlusjulgust. Nii, ehk siis, et see ja põllumajandusettevõtetele, mis me siis pakume veel, et siin oli selline suunav küsimus ongi, et ega kindlustusühistu pakub kõiki neid samu tooteid, mida pakutakse praegult, ehk siis, et varakindlustus, masinate kindlustus, sõidukite kindlustus, hoonete kindlustus, eks kaup, kõik, mida praegu pakutakse, administratiivhooned, laod ja need asjad, ütleme, et aga, et mille poolest kindlustusühistu erineb, on siis see, et meie viitsime, meie tahame ja meie peame nagu lahendama ka oma liikmete, tänu kellel on ühistu asutatud, oma spetsiifilised vajadused, nagu saagikindlustus, nagu kariloomade kindlustus. Ükskõik millisel moel, siis kas kaaskindlustuse vormis või olla ise kindlustusandja või teha seda kellegagi koos. Et see on nagu see meie nagu põhjus üldse, miks võiks kindlustusühistu nagu hakata teenused pakkuma, miks ta hakkab pakkuma nagu niimoodi. Et me peame nui neljaks need lahendused leidma probleemidele, mida senine turg pole 30 aasta jooksul viitsinud, osanud või tahtnud lahendada. Ja üks näide võib olla on siit, et mis järgmine aasta
tuleb turule, on see, et kindlustusühistu koostöös Saksamaa saagikindlustusühistuga, et kes siin sellel Tartu messil käis, EPA 2021, me olime seal ka riskijuhtimise seminaril nendega koos, et me teeme nagu majanduslikke tegevusi, meie tegevused peavad olema majanduslikult jätkusuutlikud, et see oleks selline koostöövorm, kus nemad nagu tegelevad riski hindamisega, meie oleme siis see nii-öelda müügi ja turunduse osa, et kuna kindlustusühistu asutajaliikmed on Põllumajandus- Kaubanduskoda, Talupidajate Keskliit, Aiandusliit, et siis me katame sisuliselt kogu saagikindlustuse sihtgruppi ära, et noh, ei ole mõtet nagu tekitada ühte ettevõtet siia, kes hakkab otsima kliente, kui need kliendid on meil kindlustusühistus juba olemas ju, läbi organisatsioonide, et selles mõttes, et see on selline näide, kus samas, et kindlustusühistus ei ole saagikindlustuse riskihindamise pädevust, kuna Eestis sellist pädevust ei ole olemas juba, 15 aastat pole teenuseid pakutud, eks me ei saa nagu teha selliseid liiga nagu julgeid otsuseid, vaid me peame tasatargu alustama, et see on näiteks selline näide, et kuidas toob kindlustusühistu turule saagikindlustuse järgmisel aastal. Ja see menüü, toodete menüü on päris lai, mitte ainult nisu ja rukis nagu niimoodi. Ja noh, mis siis ongi, et see hakkab vaikselt nagu see jutt nagu lõppema ja korduma, et kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja ainult tänu liikmete usaldusele, et kui liikmed ei ole, siis pole ka ühistul mingit mõtet, et aktsiaseltse on olnud enne ja ilmselt tuleb ka pärast nagu või filiaale Eestisse, et kõik eraisikud ja ettevõtted on oodatud ja et kes nagu tahab praegult börsil rallida või tuulikut ehitada, siis palun, et kui see väärtushinnang kattub, siis on kapitali märkimise võimalus on ka olemas, märgis ära, kui palju sa oled nõus panustama ja kui meil on kapital koos, siis lihtsalt küsime ülekannet nagu niimoodi, et seda raha ei pea praegu kinni panema, aga kui sa oled kindel, et sa tahad osaleda, siis märgis ära praegult, et selles mõttes, et võib-olla on 6 aja pärast on meil kapital koos ja anname Finantsinspektsiooni tegevusloa taotluse sisse, võib-olla läheb rohkem aega nagu niimoodi, aga seda märkida saab kohe nagu seda niimoodi. Vot, ja siis, et ühistu sõna on olnud ka nagu sellist pahandustega seotud viimasel ajal meedias, ütleme, et mitte küll kindlustusühistu, aga üks teine nimi, aga siin ma küll tahan rõhutada seda, et see ühistutega seotud pahandused on olnud siis Finantsinspektsiooni reguleerimisalast väljaspool tegutsevate ühistutega, et selles mõttes, et kindlustusühistu on nagu tegevusloa taotluse sisseandmise hetkest Finantsinspektsiooni täieliku kontrolli all ja et mina isiklikult olen seal 5 korda Finantsinspektsioonis käinud oma mõtteid, nägemusi ja äriplaani tutvustamas, ka edasikindlustuslepingut tutvustamas, et nad on jäänud rahule, öelnud lihtsalt, et tule nüüd siis taotlusdokumentidega järgmine kord juba, nagu, et see on nüüd tegemata töö siis. Ehk siis jah, et me nagu ei, see on kontrollitud tegevus Finantsinspektsiooni poolt, et see peaks olema ka selline lisaargument veel, aga see oleks minu poolt lühidalt kõik, siis mahtusin raami. Jaa, väga hästi mahtusid. Aitäh, Tarmo Lääne, selle ettekande eest, tõeliselt head taustateadmised on sul ja ma arvan, et see pani siin saalis ka mitmed mõtted liikuma ja ma loodan ka, et ekraani taga on kaasamõtlejaid ja loodame, et nendest ka tegudeni inimesed jõuavad. Ja näitasid seda uhket menüüd ka, mida juba varsti on valikus oodata, et väga ilus nägi välja. Aga ma küsiks ikka seda, et kui suureks hindad riske põllumajanduses ja kui nendest riskihinnangutest nüüd edasi minna, et kas seda kindlustust põllumajandustootja endale saab lõpuks ikkagi lubada? No kindlasti põllumajandus on suured riskid, eks, et ilmastik ja muu ütleme, aga noh, siin ongi ju Vabariigi Valitsus on tulnud appi, et 70% kindlustusmaksetest, siis saagikindlustus ja kariloomade kindlustusmaksetest on ju kompenseeritakse, ehk siis et ilmselt need päris riskipõhised maksed võivad olla nagu öelda, et ei mahu sellesse äriplaani sisse, aga et nii palju, kui ma olen käinud siin nagu põllumeestele tutvustamas saagikindlustust, siis kui näidata seda, et see kindlustusmaks on -7%, mille maksab siis riik omalt poolt nagu kompensatsioonina, et see mahub väga rahulikult sellesse põllumeeste äriplaani sisse. Lihtsalt küsimus on selles, et kas nad siis
on nõus oma tarbimisharjumust muutma, et ma arvan, et saagikindlustuses on eeskätt kõige suurem konkurent on praegu tarbimisharjumus, sest põllumehed ei ole juba rohkem kui 10 aastat kindlustanud oma saaki. Ja nüüd seda tagasi hakata kindlustama, isegi kui riik ja Vabariigi Valitsus praegu motiveerib seda, on ikkagi selline nagu raske, aga mitte võimatu, et järgmine aasta me hakkame pihta sellega. Suur tänu ja ma loodan väga, et see tarbimisharjumus muutub meie tootjate hulgas, sest see tõesti tundub olevat selline hea abikäsi, et nagu sa ütlesid, on palju tegureid, mis põllumajandustootmist mõjutavad, välised tegurid, aga vahel ka enda põllumajandustootja mõtted osutuvad aasta lõpuks sellisteks, mis ei olnud kõige paremad mõtted, et hea, kui selliseid riske samuti maanda saab. Ja täname sind selle ettekande eest. Aitäh kutsumast!